Valmistas meile siis Taivo Kersna, pruun glasuur, kandised nurgad. Ahju tahmalugid on paigutatud siis ahju taha seina, et korstnamüükil oleks mugavam puhastada ja et ei oleks kuskil siin ees. Ei sigaks siin kuskilt vaadet. Lõõr eest, natukene Soome tüüpi ahi, eest tuleb ülesse, langeb kahelt poolt kolde peeglile, siis tuleb kokku ja läheb täitsa alla välja ja läheb alt korstnasse. Ülevalt on lahendatud siis ahi kantkobaga, et ei ole ümarkoba, vaid on kanttükk ja kantkoba on vaadatud siis siia. Ja selle ajuga ja võitlemist sellega oli, aga igatahes 1. detsember selliseks sai ja hinge ka sai, et nüüd 1. detsembril peaks saama siis juba kus 3 aastat ahju tegemist. Miks meil nii kaua läks siia jõudmisega, oli siis see, et klient tahtis viimistluse kogu majas teha ilusti lõpuni. Sellepärast ka see ahju pilistamine ja pillemine siin ka viilis. Ahju tagumine külg. Korsten Schiedel Rondo Plus, siiper on ta siis siin. Tahmaluugid keraamilised, need tegi meil ka siis meil Taivo Kersna. Ja ahjuga täpselt ühte tooni. Tagatud sükene võimalikult sükene mõnus sükene ühtlane toon ahjule. Ahjukõrgust on siis siin näha, ahjul on siis kõik 4 nurka kandilised. Et sükene ääretult sükene lihtne, kuid samas ka esteetiline pottahi. Et pottahju reeglina teetakse vähe, et see on siis sükene mõnus, mida presenteerida. Samas kohas tegime ka pliidi oma sama aeg tagasi, kuskil 3-4 aastat tagasi. Pliit on kõik keraamilise plaadiga plaaditud. Lihtne pliitikene, mõõt number 3, orva sisse ehitatud siia, kogu see orva siis kivist. Siin taga on soemüür, ühe siivriga, 3 lõõriga. Siin siis ka, et see on nüüd siis meil töödes siis ainukene töö hetkel, mis on siis üleni plaaditud. Plaat on kenasti seinas, kenasti ilusti. Ei ole häda midagi sellega. Ja selline ta siis siin siis on saanud. Praahju selle pliidil ei ole, praahju asemel tegime siis siukse termose siia. Siis siukene šamotist kast, mille sees on tellised, mis soojenevad ja sooja hoiavad, et pliit on pikemalt soe lihtsalt. Pliidi uksest valisime volumehaanika ukse, ilma klaasita uks, kuna siin on köök on väikene, siis lihtsalt ei olnud võimalus siia panna lasust. Ahjul on juba lasuks elava tule vaatamiseks. Loomulikult pliidi all jälle varbaid, hoid koostus korras. Oleks pliidi ees mugav tõendada. Samas on siin ka see, kuna kõik on väike ruumi vähe, siis see valmuks ka ei kiirga nii palju kuuma. Ja siis soemüüri teine külg kütab siis omakorda siis duširuumi, et ka seal oleks mõnus soe. Et siukene asi. Jah.